Kuigi loodus on alles suhteliselt ärkamise faasis, leiavad juba mesilased omale piisavalt tegevust, sest õitsevad nii pajud kui sinililled ja aeg on mesinikel üle vaadata tarude olukord. Praegu viimased päevad on ikka väga tore olnud, et ikka tulevad ikka täis lastis niimoodi korpuusika ajendas õietulmu terakesed ja tallitumine läinud üldiselt nagu hästi, et kellel õnnestus sügisene tõrje hästi, ehk siis vargulaste parasiiditõrje ja haiguste tõrje, siis õnnestus on nagu hästi. Eks ka metsloomad on päris palju talve jooksul mesinikele kahju tekitanud. Siin on juhtunud see asi, et täiesti loom, kes on väga ablas igasuguste pihiloomade suhtes. Nugis, metsnugis. Ja vaadake, mis ta siin teinud on. Oma vägevate lõugadega on ta närinud siia lausa augu sisse. Lauaga ühe siit voodrilaua ära võtnud ja siit on siis magusat ammutanud mesilastelt talvelt ja Kui palju on kuulda, et Eestis mesinikele nugised liiga teevad? Nojah, talvekahjusid ja need kahjurid on veelgi, eks selle karud on tuntud teada, nugised võib-olla mõnevõrra vähem, aga siiski neid on. Lisaks sellele on hiired ja rähnid ja eriti kui on penotarud, siis rähnid ja tihased ka taovad siis augud sisse ja selle tagajärjel mesilased võivad hävida. Kuidas läheb mesinikel? Et mis mesinikel võib-olla sellised suuremad murekohad on? Üks on see, et nüüd oli hiljaaegu oli taru toetus kehtis kõikidele mesinikele, saadis umbes 20 eurot pere kohta, nüüd võetis väike mesinikelt see ära ja mis siis on see, et tegelikult pered peaksid olema Priias arvel, on ka siis lisaks nugisele ja hiirtele ja tihastele on siis ka mesilaste haigused ja mis võivad olla teinekord päris sellised karantiinsed haigused, Ameerika haudmädanik näiteks. Selleks on vaja, et oleks ülevaade, kus kellel mesilaspered on, et vajadusel siis karantiini korraldada. Viimastel aegadel on Eestisse tekkinud ka päris palju hobimesinikke. No ma arvan, et see ongi võib-olla mõtteviisi muutus natukene. Ja kui varem mõeldi, et ma võtan oma mesilased, saan perele tasuta mett, siis nüüd antakse endale aru, et tegelikult see on hobi ja igasugune hobile tuleb ju peale maksta. Kus see kõige õigem koht on, kus inimesed saavad teadmisi ammutada? Alustada võiks võib-olla on sellise kursus nagu mesindus ABC. Internetis on ka palju veebipõhist infot, aga alati tuleb suhtuda allika kriitiliselt, seal on kõike väga palju tühja juttu. Veel on siis Olustvere maamajanduskool, kus siis õpetatakse juba selliseid nagu päris mesinikke. Selleks peaksid olema eelnevalt ju mingid eelteadmised olemas mesindusest. Siis on piirkondlikud mesindusseltsid, kes siis korraldavad teabepäevi. Türi Lillelaadal on siis väljas mesindusekspert, selline firma, ja seal juures on ka siis mesinduskonsulendid, et me koos seal toimetame ja teeme ja seal saab küsida nõu ja olemasolevat nii lühiajalist kui pikaajalist nõu. Nagu ütles juba Albert Einstein, kui peaksid kaduma mesilased, siis 5 aasta pärast sureb maailm välja. Kaua ei tohi hoida lahti. Siin on asja omale.